Kellel on valud? Kellel valud on? Mõni inimene näeb oigamise järgi, kellel valud on. On väga erinevaid isikuidentsuse kriteeriume. Näiteks pikal blondil mehel seal võivad olla valud. Aga kes siin nurgas seisab? Kas tal on valud? On valu sinul või teisel inimesel? Kuhu te olete mõttes ära kandnud kalossid, mis te tuleval aastal ostate? Sinna me veel jõuame. Niisiis, millisel inimesel siin toas on või ei ole valud? Mul on valud. Kui sel ja sel isikul on valud, siis see on ju täpselt sama. Mitte, et ma valu pärast oigan. Aga milline kriteerium paneb sellel pikal blondil mehel seal? Kuhu ma tahan välja jõuda? Tahan välja jõuda selleni, et kui ma ütlen, mul on valud, siis ma tahan vahet teha enda ja teise vahel. Sa ju ometi tahad teha vahet enda ja teiste vahel. Kui ma serveerin sõna valu sellele seal, kas siis tahan teha vahet enda ja teiste vahel? Aga kui sa ütled, mul on mis sinulgi, mis kasu mul sellest võiks olla? Ei, ma tahan vastata kõikidel juhtudel. Ka siis, kui oma arvamust kaitstes mingit praktilist kasu ei ole. Ma ei kahtle, kas valud on sinul või minul, aga kas seda saab öelda kõikidel juhtudel? Ka siis, kui oigajale appi rutatakse. Kas oigajale rutatakse appi, kui sa ei tea, kas mul on valud? Sa ju ometi ei kahtle, kas mul on valud. Aga sõnadega ma ju ei öelnud, et mul on valud. Või et sel ja sel on valud. Ma ei märganudki, et sel isikul on valud. Aga milline kriteerium paneb ütlema, et oigan? Sest ma ainult oigan. Ma ainult oigan, kui ma ei tea, kellel on valud. Inimesel siin toas on valud, nii siis mul on. Sellega ei tea üldse, kellel nad on. Saab siis tõde lihtne olla. Aga kui ma ütlen, mul on valud, reserveerin sõna valu sellele, mida seni teised on nimetanud oma valuks. Valu kirjeldusviisist ei oleks siis mitte mingisugust praktilist kasu. Kas siis sellel, kes seal istub, oleks valus ka mitu tundi enne meie vestluse lõppu? Kas seda saab öelda sõnadega mul on? Sa ju ometi tead, kellel valud on. Kellel on valud? See tähendab näiteks, et teise inimese valu on täpselt sama, mis sinulgi. Mis kuidagi korvatakse. Siis tuntakse inimeste vahel valu. Kui ma ütlen, mul on valu, tahan lihtsalt juhtida nende tähelepanu minule. Saaks ette kujutada keegi meie vestluse lõppu. Eelkõige saaks ette kujutada, mida teised on nimetanud oma valuks. Siis tehtaks teistel inimestele need valud, sest teatud mõttes on valud inimeste vahel, aga et keegi oigab, kellelgi on valud, siis ma ei osuta isikule, kellel istub valu. Siis antakse väljendusviisile sugugi vastuväiteks ütlus, aga mul on ka valus. Või sellel, kes siin nurgas. Ei märganudki, et lahkusite juba mitu tundi enne meie vestluse lõppu.